tänases tunnis räägime nii-öelda After Effectsi expressionitest, et mida see siis nii-öelda kujutab endast. Et sisuliselt see on JavaScripti põhjal nii-öelda kood, mida või mis nii-öelda lihtsustab meie elu nii-öelda After Effectsis. Et tänu sellele on võimalik automatiseerida kogu animatsiooni või siis nii-öelda pikendada elu iga keyframe'idel. Et sisuliselt, kui keegi on kokku puutunud JavaScriptiga, siis see on üsna sarnane. Vahe on selles, et seal on nii-öelda konkreetselt selle Java nii-öelda After Effectsile nii-öelda reserveeritud sõnad. Aga põhimõtteliselt see nii-öelda keele nii-öelda struktuur on sama. Ja ma kohe räägin põhimõtteliselt, kus me hakkame seda kasutama. Kui eelmises tunnis me rääkisime nii-öelda parent linkimisest, mida see kujutab endast, et sisuliselt on nii, vähem tähtsam objekt kinnitame tähtsama objektile külge ja kõik, mis on transform nii-öelda kategoorias, nii-öelda position, rotation, scale ja anchor point, välja arvatud siis opacity, et kui me muudame seda, siis see muudab ka nii-öelda seda, ehk siis nii-öelda see avaldub kogu see muudatus nii-öelda vähem tähtsama objektile. Et siis ma toon väikse näide, et te siis saate sellest aru. Parent link asub siin timeline'i nii-öelda aknas ja kui seda ei ole, siis on võimalik vajutada F4 ja või siis teine võimalus on siis siit nii-öelda vajutades nii-öelda neid lahtreid, et siis kas see tuleb lahti või läheb kinni. Ühendame selle kolmnurga ruudu külge, ehk siis vähem tähtsam objekt on kolmnurk ja tähtis objekt on ruut. Ja nüüd, kui ma võtan selle nii-öelda kategooria siit transform lahti ja hakkan liigutama, siis me näeme, et ta tegelikult tõmbab selle kolmnurga endaga kaasa. Siis täpselt samamoodi scale ja rotation. Aga me näeme, vahe seisneb selles, et kui me kasutame parent linki, et siis rotation ja siis pöörlemine toimub nagu üheaegselt ja samal ajal nii-öelda nad on justkui kinni koos. Aga me tahaksime nii, et nad pööraksid küll üheaegselt, aga iseseisvalt. Et see kolmnurk pöörab ja siis ruut eraldi. Ja siit tulevad nii-öelda appi meie nii-öelda expressionid ja me alustame kõige lihtsamast nii-öelda linkimisest. Ma näitan kõigepealt, kuidas on üldse võimalik expressionid ühendada ja kuidas nad ühenduvad. Alguses, kui me õpime, siis me üritame ühendada ühte parameetrit teise parameetriga, et ütleme nii, et on olemas üksikud parameetrid ja on olemas nii-öelda parameetrid massiivid, ehk mis koosnevad kahest parameetrist. Ehk siis üksikud parameetrid on need ja massiivid on siis sisuliselt need, kus on kaks parameetrit. Et kui ma näiteks võtan teisel selle ka rotationi ja siit võtan rotationi, et neid on võimalik ühendada. Muidugi me võime ühendada ka niimoodi, aga see nii-öelda rohkem advanced moodus, kuidas seda siis teha ja me hiljem ka seda õpime. Nii. Siis kui me vajutasime stopperi peale, siis me saime esimese keyframe'i, aga nüüd expressionit kätte saada, me vajutame küll stopperi peale, aga aldiga. Nii. Ja siis tekib siia nii-öelda selline lahter, kuhu võimalik kirjutada expressionid või siis nii-öelda ühendada neid. Ja kui me kontrolliga tõmbame hiire rullikuga, siis meil on võimalik selle fondi suurust muuta. Täpselt samamoodi meil on võimalus ka see lahter tõmmata laiemaks. Et nendel, kellel on mugav ja tahab suuremat fonti, et siis teab, et kontrolliga kerides me nii-öelda muudame selle fondi suurust ja nii-öelda sellega me saame nii-öelda lahtri suurust muuta, kui me tõmbame siia selle hiirega. Nii, nüüd me ühendame ruudu kolmnurga külge, et kui kolmnurgal me hakkame nii-öelda muutma rotationi parameetrit, siis nii-öelda ruutka hakkab nii-öelda keerlema. Ja kui parent linkimise nii-öelda spiraal asub siin, siis expressioni spiraal asub siin ja siin. Et kumb. Kui võib-olla see ajab teile segadust, siis ma pigem võib-olla soovitaks sellest spiraalist kinni võtta ja tõmbame mitte layeri peale, nagu me tegime parent linkiga, vaid konkreetselt parameetri peale. Nii. Ja nüüd numpad'i peale vajutame enter. Nii, vaatame korra. Aha. Kindlasti, mida ma unustasin enne, et tuleb selle parent linkimisega maha võtta. Nii. Kui me vajutaksime klaviatuuri peale enter, siis see ei tõsta meid siit välja, vaid ta läheb nii-öelda enteriga järgmise rea peale. Nii. Ja nüüd proovime
muuta seda parameetrit. Nüüd nad on iseseisvad. Mida see tähendab? Sisuliselt me ütlesime, et ole hea rotation, võta selle sama parameetri rotationi teisel layerilt kolmnurgalt. Ja sisuliselt, kui ma hakkan muutma seda parameetrit, 138, siis me näeme, et siin nii-öelda teisel layeril, kus on see expression, on täpselt samamoodi. Ehk siis ta võtab need andmed siit. Ehk sisuliselt vähem tähtsam nii-öelda justkui objekt, nüüd kuuletub tähtsamale objektile ainult nii-öelda expressioni tasemel. Ja käime korra läbi, mida üks või teine siin nii-öelda tähendab. See lülitab expressioni välja. Sisuliselt on niimoodi, kui te tahate mingid parameetrid seotud keyframe'idega muuta, siis on vahepeal mugav see nii-öelda expression välja lülitada, muuta keyframe'id ära ja lülitada tagasi sisse. Järgmine on nii-öelda graafika, ehk siis sisuliselt ma hiljem tsipakene näitan, mida see kujutab endast, aga lühidalt öeldes see prognoosib sinu nii-öelda kujundi trajektoori. Ja siin on juba meile tuttav, siin on nii-öelda see spiraal, kus me tõmbame nii-öelda parameetri peale. Nii. Ja siin on olemas nii-öelda reserveeritud need sõnad. Neid on hästi palju, mitte kõik ei ole populaarsed, mitte kõik ei pea alati kasutama, aga kui mõni tundub nii-öelda huvitav nii-öelda expression või nimi, siis alati võib guugeldada YouTube'ist, mida see täpsemalt teeb. Sest tegelikult ei ole vaja kõik expressionid hoida peas, sest tegelikult see expression võib olla hästi pikk ja ei ole mõtet alati leiutada ratast, vaid kergem leida nii-öelda Google'ist konkreetne nii-öelda, oletame, kui ma tahaks teha bounce'i, ehk siis nii-öelda võbeleva, siis meil on mõistlik võtta netist konkreetne kirjutatud juba expression kood ja kopeerida selle sisse. Ja niimoodi teevad ka väga paljud nii-öelda animaatorid, leiavad kuskil nii-öelda konkreetse nii-öelda koodi ja lükkavad selle sisse. Sest kood võib olla vägagi pikk, näiteks ma ei tea 40 reast, et ei ole mõtet seda kohe algust peale kirjutada. Veel üks väikene asi. Kui me üldse kirjutame koodi siia sisse, siis on väga tähtis nii algustäht, suur täht, et koodi juures on see väga oluline, et kirjavigu ei tekiks. Nüüd ma räägin sisuliselt, ma võtan selle praegu maha. Nii, ja lülitan uuesti sisse. Ja tegelikult on niimoodi, me võime võtta andmed teise layeri rotationilt või me võime teha nii, et me kirjutame siia ka matemaatilise tehted. No näiteks kirjutan 60, vajutan nii-öelda enter ja näete, meil on nii-öelda 60 kraadi nii-öelda see ruut nihkunud. Ja peab pöörama tähelepanu sellele, et kui me üritame keerata siit, siis tegelikult ta võtab ikkagi seda parameetrit, mis siin on, sest expression on üle sellest parameetrist. See on nagu niisugune reegel. Ja me võime proovida näiteks liita +2 on 62 kraadi, siis me võime panna need sulgudesse ja korrutada see 2 ja siis meil tuleb 124. Ehk sisuliselt väga lihtsalt matemaatilised tehted, et sisuliselt võib miinusega panna ja siis ta läheb vastupidi. Ja täpselt samamoodi, kui teil on plussiga näiteks 60, korrutada, paneme sulgudesse selle -1-ga, siis on täpselt samamoodi, -60. Et väga lihtne matemaatiline tehe. Liigume edasi, siis sisuliselt ma teen sama asja läbi, vahe selles, et nüüd ma proovin lisada ka selle matemaatilise tehe. Nii, sisuliselt mida ta teeb? Ma lenkisin ära ja panen siia näiteks kõigepealt võib-olla 50 kraadi, siia 0. Ja ma teen niimoodi, et korrutan selle 2-ga. Nii, 50 korrutasin 2-ga. Ehk siis sisuliselt mõelge selle peale, et see on just kui see sama parameeter, mis siin. Mida ma ka siin ei muudaks.
siis siin on näiteks, oletame, kui siin oleks 60, ehk siis see on nii-öelda seesama number, mis siin. Ja selle, kui ma korrutan selle 2-ga, siis see on topelt. Ma praegu panen näiteks 50, et oleks. Nii, kustutan selle ära. Natukene räägin lühidalt selle koodi kirjutamisest. Alati ei pea seda koodi kirjutama, aga ma räägin selle ära, et oleks teile nagu see aru saadav. Sisuliselt siin on thiscomp. See algab sellest, et me oleme praegu nii-öelda selle linking basic compositioni sees. Ehk siis seda võib kirjutada kas nii thiscomp või ma kustutan selle ära. Comp. Et After Effects on piisavalt tark, et ta juba annab teile väiksed nii-öelda märksõnad nii-öelda ette. Siis see läheb jutumärkidesse ja ma valin selle compositioni nime, siis üks level alla laskuda me alati läheme punktiga, aga mitte alati. Selles mõttes te peate jälgima näiteks efektide puhul, see päris nii ei ole. Nii, järgmisena ma valin nii-öelda layeri. Ehk siis meil sisuliselt tekib nii-öelda trepp. Nii, layer ja jutumärkidesse ja leian, et me võtame selle parameetri kolmnurgalt. Leiame selle kolmnurga, nii, enter. Ja nüüd punkt, transform ja punkt ja võtan rotationi. Ja kui ma peaksin tegelikult selle vajutama numberdi peale enter, siis see tähendab seda, et mul ei teki, kui kõik oli õige, siis mul ei teki ühtki veateadet ja kui ma hakkan pöörama siin 147, 147, kõik klapib. Aga kui ma peaksin valesti kirjutama, näiteks nii, jätan ühe tähe vahele, näete, siis kohe tekib nii-öelda kollane riba ja siis tekib ka siin nii-öelda kollane nii-öelda kolmnurk, mis näitab seda, et see kood on valesti kirjutatud, et te peate siis nii-öelda jälgima. Vahepeal on siin ka öeldud mitmes nii-öelda rida või kus, mis mitmendal real te peaksite nagu märkama seda või parandama seda viga. Nii, ma võtan nii-öelda tagasi selle n-i ja nüüd, kui on üks rida koodis, siis tegelikult ei pea semikoolonit panema, aga ma juba tegelikult soovitan juba soojalt harjutada seda sisse selleks, et kui on juba mitu rida, siis tegelikult expression nii-öelda see After Effects võib nii-öelda alustada karjumist, et te peaksid panema nii-öelda semikoolon ja semikoolon tähendab seda, et see on nii-öelda koodi rea lõpp. Nii. Ja enter kõik. Nii, samuti tahaks mainida ära, et kui parent link on seotud nii-öelda selle layeri nimega, et alati kui me linkime, siis me tõmbame selle nii-öelda spiraali siia peale, aga expression on seotud konkreetselt nii-öelda selle layeri parameetriga, et see võib olla tegelikult ükskõik, et seal, kus on kell, seal me alati võime nii-öelda ühendada selle expressioni. Ja selles mõttes, et nüüd, kui me üritame isegi scale'i ühendada, võtame siin S-i, semikoolon ja numberdi peal enter. Ja nüüd, kui ma scale'in, siis see on natukene erinev kui see, kui ma oleks parent linkiga scale'inud. Et ma võtan korra selle maha, võtan selle lülitan maha, nii. Ja ühendan selle scale'iga. Näed, väikene erinevus seisneb küll, et kuidas ta scale'ib. Et te peate ikkagi lähtuma oma konkreetsest nii-öelda projektist, mida te parasjagu teete. Nii. Järgmisena siis üritame linkida, et algul harjutame linkimist, et näiteks võtame kolmnurga ja lingime selle ringiga. Nii, ma võtan need ära. Ja
proovime kõigepealt linkida käsitsi, ehk siis võtame siis kas discomp, ehk siis sisuliselt kas see composition konkreetselt, kus me oleme, või siis me võime ka pikalt kirjutada m-kumb, kuidas teile mugav on. Mina praegu harjutamise mõttes võtan selle discomp, siis punkt, ehk siis tase alla, composition, nüüd leian layeri, nimi ja võtan layeri kolmnurga ja enter, punkt level alla, punkt level alla ja siis on nii-öelda võtame scale'i ja semikoolon lõppu. Sisuliselt me oleks võinud ka tõmmata siia ka otse nii. Ja kui ma scale'in, siis kõik on korras. Et kollast nii-öelda kolmnurka pole, veateatud pole, kõik töötab. Nii. Aga mis saab siis, kui ma tahaks scale'ida teiselt nii-öelda näiteks siit, teisest compositionist ja näiteks ma tahan samal ajal, kui ma scale'in seda, et scale'iks ka nii-öelda kolmnurk. Me peame vaata, kui me võtame selles Cox Basic on ja, me peame kõigepealt võtma, et ole hea, võtta need andmed teisest compositionist, ehk siis kõigepealt alustame Cox Basic, eks ole. Nii, ma võtan selle comp, jutumärgid, Cox Basic. Nii, nüüd me oleme justkui selles compositionis ja level alla ja ma võtan, et võtta ketas 2 ja rotation, lähme tagasi. Nii, näete, tuli nii-öelda kollane kolmnurk vea teade, sest meil õpetanud ilusti nii-öelda selle expressioni. Nii, teie ülesanne oleks selline, et joonistate nii-öelda 2 silma, nad mõlemad pilgutavad. Silma pilgutamine on seotud expressionitega, aga silma nii-öelda pupiili liikumine on seotud parent linkimisega. Ehk siis nii-öelda pilgutamine expressioniga ja nii-öelda see silm, kus ta hakkab liikuma, on seotud parent linkimisega. Ma võin teile selle joonistada ette ja nüüd ma teen sellest koopia, tõstan selle üles, et nad oleksid eraldi ja teen ka nii-öelda muudan selle layeri värvi. Et see on endal oleks nagu paremini arusaadav, kus mis on. Nii, jätan siia keskele. Nii, ja võtame siis kõigepealt kõige lihtsamad parent linkimisest, et kui ma tahaks liigutada seda, siis peaks liikuma ka see. Siis teen nii, et näiteks silmamuna vähem tähtsam, ma kirjutan siia ja siia tähtis ja ühendan nad ära ja kui nüüd ma hakkan liigutama, liiguvad koos. Nii, ja nüüd kui ma tahaks, et need pilgutaksid, siis võtame silm, vähem tähtsam, tähtis. Ja nüüd laskume siia selle scale'i parameetri juurde. Ja kui ma hakkan scale ima niimoodi, siis ta tegelikult ei tööta. Me peame võtma selle keti maha ja nüüd ta töötab nagu niimoodi. Nii. Ja ma võtan siia selle stopperi peale aldiga ja tõmban selle siia. Semikoolon ja enter. Nii, vaatame korra, mis juhtus valesti. Kustutan selle ära. Ei, kõik on õigesti. Nii, ja kui ma üritan selle tähtsa objektil või siis parameetril animeerida, siin me peame ka võtma selle nii-öelda keti maha
ja nüüd ma vaatan, panen näiteks 0 peale. Nii. Et sisuliselt me võime liigutada samal ajal. Näiteks ma panen käima. Nii. Et arvuti natuke ei jõua seda vedada välja, aga põhimõte on selge, et sisuliselt me võime teha silmapilgutust ja samal ajal animeerida seda silmamuna, et me ei pea paralleelselt 2 asja animeerima. Nii, peale seda, kui me oleme teinud selle joonistuse ära, animeerinud, silm pilgutab ja pupillid liiguvad, siis ma liiguks korra 2 teemat edasi ja hüppaks bounce expressioni peale üle. Sisuliselt ma rääkisin kohe tunni alguses sellest, et mõni kood on hästi pikk ja ei ole mõtet seda peas hoida või kirjutada nullist peale. Mõistlik on seda kohe netist kopeerida. Ja siin on üks näide, et hästi pikk kood ja mida see teeb? Sisuliselt see vastutab, et toimuks bounce. Sest ise animeerida, ehk siis position'id, et ta jõuab siia, pärast põrkab tagasi, siis toimub hakkab hajuma tasapisi, et see võtab hästi palju aega, eriti siis, kui on neid layer'id hästi palju ja kui ma peaks paluma või klient palub muuta seda tempot, siis sa peaksid ühele muutma ja siis parandama teistele, et see võtab hästi palju aega. Siis ma võtan positioni, kõigepealt animeerin selle ära, näiteks paneme umbes nii palju ja liigun selle alla. Nii. Nüüd mul on see animeeritud, pange tähele, et kui enne me kasutasime linkimist, siis siin selle expressioni kasutame koos keyframe'idega, et me oleme eelnevalt animeerinud ära ja nüüd me vajutame Aldiga ja kopeerime selle koodi siia sisse. Ma hiljem kinnitan selle dokumendi külge, kus on see kood olemas. Nii, ja vajutan numpadi peale enter. Nii, ja proovime käima panna. Näete, väikene siukene võbelemine toimub. Ja selles mõttes, et võib teha nii, et me panime selle, animeerisime ära ja paneme siia nüüd selle keyframe'id ja kopeerime selle expressioni ka. Nii, üks hetk ma korra vaatan. Nii, copy expression only ja panen siia nüüd expressioni sisse. Ehk siis ma vajutasin selle parameetri peale, parem hiireklikk, copy expression only ja nüüd selekteerin failid ära ja Ctrl F. Ehk siis kui ma tahaksin expressionit näha, siis ma selekteerin konkreetse layeri või layerid ja vajutan kiiresti 2 korda E-tähe peale klaviatuuri peale. Nii, ja ma näen nüüd expressionid siin on olemas. Ja nüüd ma vajutan P-tähe, nii, ma lülitan korra need expressionid korraks välja. Nii, panen kõikidele nendele stopperid käima, liigun natukene ajas tagasi, tõmban selle allapoole, et nad oleksid enam-vähem sama kõrguse peale ja nüüd ma lülitan tagasi need expressionid sisse. Nii, ja panen selle käima. Näete, toimub võbelemine iga layeril. Kui edasi minna, siis me võime, ma hiljem näitan, kuidas on võimalik ühe skriptiga kõik layerid tõsta üks samm edasi väikse sammuga. Aga praegu tänases tunnis me teeme nii, et me tõstame lihtsalt käsitsi nad. Muud ei midagi. Nii, ma panen käima.
et sisuliselt nad tulevad väikse nihkega. Ja me võime teha ka nii, et kui ma lükkaks neid tagasi, ja pane näiteks T-tähe, ehk siis opacity, liigutan need siia tsipukene edasi ja pane nüüd siia 0. Ja nüüd liigutan väikse vahega edasi. Nii, teeme selle natuke paremaks, liigutame siia, hops, nii. Ja ta tuleb siukse väikse opacity'ga ja väikse bounce'iga. Me võime selle bounce'i, need parameetrid muuta. Ma vajutan 2 korda E peale ja vaatame kõigepealt, mida see kood kujutab endast. Et siin on iseenesest väga keeruline kood, aga vaja lihtsalt meeles või jälgida ainult 3 parameetrit. Amplitude, frequency ja decay. Amplitude on kui suure põrkega ta läheb edasi-tagasi, frequency kui tihedasti ja decay on sisuliselt hajumine, et kui kiiresti ta lõpetab selle bounce imise. Näiteks ma panen korra 0,6, et muutke ainult neid parameetreid. Ülejäänud siia ei ole mõtet, kui te, ma ei tea, teete kas või tühimiku siia, siis kohe kood on vale. Nii. Ja ma panen korra selle soolo, et näha ainult seda. Nii, juba teine bounce. Proovime näiteks panna 0,06. Nii. Siis vaatame näiteks selle, paneme 3 peale. Et te võite julgelt nende parameetritega mängida siin ja näha mis tulemus tuleb. Näete, et väga erinevalt. Aga üldiselt on niimoodi, et need parameetrid, mis on juba defaultina siin määratud, on juba okei, et nendega on juba võimalik alustada tööd. Nii, ma korra panen tagasi need. Nii. Siin oli 2 ja siis siia paneme võib-olla 0,06. Nii. Ja sisuliselt, kui ma ühel muutsin ära, siis ma teen niimoodi, et vajutan selle parameetri peale, copy expression only, ta kopeerib ainult expressionid, selekteerin ära ja Ctrl V. Ja nüüd kõik need samad expressionid, et kui ühel ma muutsin ära, nüüd on ka siin. Nii. Et kui te tahate, te võite alati teha selle sammu tunduvalt suurema. See võib olla ka 3 frame'i. Nii. Nii. Ja kõige mõistlikum oleks teha niimoodi, et me ei hakka nüüd kogu aeg ühel muutma ja pidevalt kopeerima. Oleks mõistlik luua layer, control layer, kus sa muudad ühte seda parameetrit ja siis kõik automaatselt läheb teistele parameetrite külge. Nii, siis ma teen niimoodi, et loon control layer'i. Selleks After Effectsis kasutatakse adjustment layer, ehk siis tühja koha peale vajutame new, adjustment layer. Ja siin leiame slider, effektsi ja preset diagnoos slider control. Ja lohistame selle siia peale. Nii, selle me paneme amp, muudame nime, kopeerin Ctrl D-ga, see on siis frec ja see on decay. Kirjutame lihtsalt decay. Nii, ja me võime teha nii, et me vaatame, mis numbrid siin on kohe. Näiteks ma panen selle lukku, et ta vahepeal ei kaoks ära. Ja vaatame, selles on 0,06, 0.06, järgmises on 2 ja viimases on 5. Nii, ja mida me teeme?
me asendame need numbrid, ainult need numbrid selle parameetri peale. Nii. Järgmine number. Decay, selle frequency, vabandust, jah. Ja slider. Nii. Sisuliselt need on samad numbrid, mis on siin. Ja nüüd ma vajutan enter. Ja nüüd ma kopeerin selle copy expression only. Selekteerin uuesti ja Ctrl V. Ja kui ma vajutan E-tähe, siis te näete, kõikidel on nüüd samad parameetrid. Kõik lähtuvad selle control layer'i peale. Ma isegi muudan selle nime ka ära. Control layer. Et kui ma peaksin siin muutma, siis kõik ülejäänud kajastub siin edasi. Ja näiteks, kui ma panen näiteks, ma ei tea, 5. Paneme käima. Näete, toimub midagi väga hullu. Ja ma panen näiteks 1. Vot niimoodi.